Kuule, aga sa oled päris lahe. Kes siukseid teevad? Tere, minu nimi on Karoliina ja mina räägin teile täna, mida teevad Starshipis elektroonikaspetsialistid. Meie ehitame Starshipis autonoomseid pakiroboteid, nagu see siin, millest üks suur osa on mehaanika, teine suur osa on tarkvara ja kolmas osa siis robotist on elektroonika. Selleks, et neid elektroonikaplaate sinna sisse saada, on meil terve tiim elektroonikainsenere, kes jagunevad juunior, seenior ja siis elektroonika peainsenerideks. Lisaks inseneridele on meil majas elektroonikaspetsialistid ja siis üle maailma laiali robotitehnikud. Robotitehnikud tegelevad sellega, et nad koguvad kokku kõik katkised plaadid ja saadavad meile need siia Eestisse. Ja siis jõuavad need elektroonikaspetsialisti kätte, kes tegeleb siis nende plaatide ülevaatusega, diagnoosiga, analüüsiga ja annab selle info edasi meie elektroonikainseneridele. Meie majas igapäevased elektroonikaspetsialisti ülesanded on näiteks järgmised. Katkiste plaatide uurimine, mis koosneb selle diagnoosimisest, mikroskoobi all vaatamisest, mõnikord natukene jootmisest, et aru saada, millised funktsionaalsused sellel plaadil endiselt töötavad ja millised mitte. Siis pannakse elektroonikaplaadid testimise alla, jooksutatakse läbi neist mingisugust tarkvara, mida nad peaksid tavaliselt näiteks robotis tegema. Ja lõpuks, kui me oleme teada saanud, mis selle plaadiga viga on, siis selle parandamine või siis mingisuguste uuenduste tegemine ja päeva lõpuks kogu selle informatsiooni kokkukogumine, analüüsimine ja edastamine peainseneridele, et nad saaksid järgmine kord parema elektroonikaplaadi versiooni teha. Elektroonikaspetsialisti erialas on kindlasti oluline aru saada, mida tähendab elekter, mis asi on pinge, vool ja takistus. Oluline on aru saada, kuidas elekter ja vool skeemil jooksevad ja hästi usinalt näpuga järge ajada. Sellel erialal tulevad kindlasti kasuks kannatlikkus, rahulikkus ja mis on elektroonikas väga oluline, on kujutlusvõime. Kui mehaanikaga sa näed visuaalselt, mis sinu ees on ja mida sa ehitad, siis elektroonikas sa pead väga palju ette kujutama, kuidas selles väikses trükkplaadis need pinge ja vool ja takistus töötavad. Elektroonikaga töötades on hästi oluline pidada kinni kõikidest elektriga seotud ohutusnõuetest. Näiteks mitte töötada seadmetega, mis on pinge all, või siis olla äärmiselt ettevaatlik liitiumakudega, mida tänapäeval leiab üha rohkem ja rohkem kõikide tehnikaseadmete seest. Selleks, et elektroonikaspetsialistiks tööle saada, peaks koolis kindlasti keskenduma füüsikale ja matemaatikale. Füüsikas on väga oluline elekter, mis asi on pinge, vool ja takistus. Ja matemaatikas kõige olulisemad teadmised, mida meelde jätta, on kuidas mõõtühikuid võimalikult kiiresti teisendada ja kuidas näiteks mingisugustelt pingegraafikutelt kõige olulisem informatsioon enda jaoks kätte saada. Lisaks koolitundidele on kindlasti kasulik ühineda mõne robootikaklubi või ringiga, kus saab praktiseerida väga palju käelist oskust, jootmist, juhtmete ühendamist, skeemide koostamist ja lisaks on sul seal ka ümber inimesed, kes mõtlevad samamoodi ja on nõus sind igal hetkel aitama. Lisaks on huvitav vaadata, mida sa enda kodus saaksid teha nutikamalt, näiteks automaatne lillekastmissüsteem. Tehnikamaailmas on kindlasti väga heaks hüppelauaks elektroonikatehniku eriala. Sealt edasi on võimalik liikuda elektroonikaspetsialistiks, juuniorinseneriks, seenioriinseneriks ja lõpuks elektroonika peainseneriks.